feels like I late to the party. Mina olen Anett ja ma olen souli, R&B laulja ja laulukirjutaja ja muusikateekond vist sai alguse väga palju varem, kui minu nii-öelda lauljateekond alguse sai. Ma õppisin kunagi ka viiulit ja kitarri natukene, aga laulmisega ma hakkasin tegelema, kui ma olin 11-aastane. Ja alguses oli see väga selline lihtsalt hobi, aga siis, kui ma 16 sain ja otsustasin minna Ellerisse, siis ma tegin nagu mõnes mõttes selle otsuse ära, et nüüd siis see on see, mis ma tegema jään. Ma olen prille kandnud 12 aastat. Ma vist hakkasin kissitama tugevalt, et kõige lahedam on ju klassi viimases pingis istuda ja siis ühel hetkel saad aru, et sa ei näe enam tahvlile, aga sa ikkagi tahad seal edasi istuda. Ma ei ole kunagi läätsesi kandnud, ehk siis minu jaoks olid prillid nagu ainus variant, aga kõik sellised hästi elementaarsed igapäevategevused, nagu autoga sõitmine või ma ei tea, lähed kinno ja avastad, et kurja, et me ei saa täna kaugemale kui 4 rida istuda, sest et mul jäid prillid maha. Et sellised väiksed momendid, mis lõpuks kokku teevad nagu üsnagi sellise negatiivse üldpildi. Kuna ma nii pikalt olen prille kandnud, siis ma ei olnud väga mõelnud selle peale. Ma arvan, et ma mõtlesin esimest korda selle peale, et ma ei ole kunagi päriselt publikut näinud. Ma näen, et nad on seal, aga ma ei ole kellegi nägusid näinud. Ma vist ei olnud selle peale enne mõelnud, kui ma otsustasin, et ma tahan seda operatsiooni teha. Ja nüüd, kui ma olen nägija ja ma olen mõned kontserdid jõudnud nüüd juba teha, kus ma näen inimeste nägusid, siis see on üliäge tunne. Sest et see ikkagi, üks asi on see energia, mis võib-olla selles kohas või sellel festivalil kuidagi on või lihtsalt eksisteerib. Aga teine asi on ikkagi tagasiside ei ole mitte ainult energiabaasid, vaid ikkagi ka inimeste nägudes ja inimeste emotsioonides. Et see oli esimest korda päris hirmutav, aga üliäge tunne. Eks ma olin enne guugeldanud natukene, et mis silmaoperatsioon tähendab. Ma ei teadnud, kui palju erinevaid võimalusi seal on tegelikult. Ja siis ma konsulteerisin oma silmaarstiga, kes soovitas kindlasti Refocusesse tulla. Mitte midagi. Eks ma sutsu ikka tundsin seda protseduuri, aga kui mul on ka palju sõpru, kes on seda operatsiooni teinud ja kõigi kogemused on muidugi individuaalsed ja väga erinevad. Kõik alati üldiselt ütlesid, et sa ei pane tähelegi, et see käib nii kiiresti, et me enne jõuame alati peas palju asju hullemaks mõelda. Aga tõesti, kõik need tunded, mida keegi oli mulle enne operatsioonile tulekut kirjeldanud, et mis sind võib ees oodata või mis tunnet sa võid tunda, ma ei tundnud mitte ühtegi neist. Et kui see esimene silm sai tehtud, siis ma ikka hoidsin ennast tugevalt tagasi, et ma tundsin, et mul tulevad need pingelanguse ja rõõmupisarad, et nii lihtne oligi, et kes oleks seda arvanud. Et ma ikka hoidsin ennast natukene tagasi, aga tõesti see oli nagu ülivalutu ja ma ei kujutanud ette, et ka sellist mingit peidetud ebamugavustunnet ei olnud absoluutselt. Esimene päev oli huvitav, selline natukene nagu vati sees olemine, et ma püüdsin väga rahulikult olla, mitte väga midagi endale planeerida sellesse päeva. See päev oli nii ilus ilm, et ma mõtlesin, et mis ma siis istun toas. Nii et ma ikka läksin õue, aga kuidagi linna peal ringi jalutades oli väga selline arutu olek kuidagi, et silmad olid alguses ikka on selline udune nägemine ja natukene selline valkes, selline nagu vati sees tunne natukene. Aga järgmine hommik oli juba kõik hästi taastunud. Ja iga kell kui esiteks alustades sellest, kui tore ja südamlik vastuvõtt on Refocuses olnud. Ma tõesti, et me räägime silmadest. Silmad on nii olulised meie igapäevaelus, et kui
kui keegi räägib sellest, et sinu silmadega hakatakse midagi tegema, millest sul ei ole õrna aimugi, siis ainus asi, mida sa tahad, on see, et keegi poputaks ja ütleks, et kõik saab korda. Et tõesti mega soe ja nagu selline nii nagu toetav kuidagi vastuvõtt ja kõik läks nii kiiresti. Ajad saime paika nii kiiresti, et ja see operatsioon ise, see Smile operatsioon, no lihtsalt 10 minutit ja tegelikult on see nagu nii elumuutev, et ma iga kell soovitaksin. No ma üllatun ikka veel iga päev. Mul on nüüd 6 aega operatsioonist möödas ja mul on vahepeal tunne, et inimestel minu ümber hakkab juba, et hakkab natukene nagu villand saama sellest, et ma ikka avastan, ma ikka iga päev avastan. Et saate aru, läksime täna teatrisse on ju ja ma ei võtnud prille kaasa, ma ei vajanudki neid. Või et ma aeg-ajalt siiamaani ma lähen näiteks mõtlen, et vaatan midagi telekast, siis ma ikka see kuidagi see on mingi sundmõte või et ma ikka iga kord korraks käib see peast läbi, et oota, kus mu prill? Ma ei vaja enam prille. Et ma ikka siiamaani iga päev ise nagu avastan ja olen uuesti elevil sellest, et ma ei vajagi enam prille. Aga minu jaoks asi, mida ma ei oodanud, oli see, et mitte ainult nägemine ei lähe teravamaks, vaid et ka värvid lähevad erksamaks. Et see oli päris tore avastus, et kui vaatad puid, siis nad on mitte ainult, neil on lehed, vaid nad on ka rohelisemad. Nii et jah, ma arvan, et ma ilmselt veel mõned kuud vähemalt saan iga päev natukene sellest rõõmu tunda, et ma olen jälle nüüd nägija. Ma soovitaksin refokust ja just nimelt seda sama Smile laseroperatsiooni küll igale inimesele, kellele seda vähegi teha saab. Et see on nii valutu, nii lühike protseduur ja tegelikult muudab nagu pärast 10 minutit sinu igapäevaelu nii palju paremaks. Pärast tuleb silma kohale see, et ma olen 120%. 120%. Hullumaja. Good stuff. As long as you speak your mind like you mean it. Oh.